Move-sektsioon ehk liikumise plokid. Programm Liigu ja pööra. Selles videos saame teada, kuidas juhtida M-boti liikumist. Eelmises osas saime teada, milliseid alustamise blokke on olemas. Nüüd vaatame, milliseid liikumise blokke saame kasutada Move-sektsioonist. Paneme M-boti käima, avame M-blokli äpi. Võtame lahti Move-sektsiooni. Esimesed 5 plokki tähendavad. Esimene liigutab robotit edasi või tagasi määratud kiirusega kindla hulga sekundeid. Teine paneb roboti pöörama vasakule või paremale määratud kiirusega vastava hulga sekundeid. Kolmas paneb roboti määratud kiirusega pidevalt edasi või tagasi liikuma. Neljas paneb roboti määratud kiirusega pidevalt vasakule või paremale pöörama. 5 paneb roboti liikumise seisma. Seletan nüüd oma programmi lahti. Võtsin siit Move korralduste plokist kõik 4 korraldust ja panin nad siis järjest ritta, et kõigepealt liigun edasi hästi suure kiirusega, näete, see on päris suur kiirus, ja seda 1 sekundi. Siis tagasi ma liigun oluliselt aeglasemalt, seda sai siit muuta, ja siis 2 sekundit. Ja nüüd ma hakkan pöörama kella suunas ja kiirusega 153 1 sekundi ja siis pööran tagasi ka 1 sekundi. Vaatame, kuidas programm. Nüüd on sinu kord. Tee läbi ekraanile ilmuv väljakutse ja kohtumiseni järgmises videos. Väljakutse. Ava M-blokli või M-bloki äpp. Kirjuta järgi ekraanile ilmuv programm või proovi ise koostada lihtne programm, mis koosneks vähemasti 3 plokist ja paneks roboti edasi või tagasi liikuma ja siis pöörama. Kui pika programmi kirjutasid?